Miks otsisite relvarahu, kui hiljuti soovisite jätkata rünnakuid Iraani vastu ja pakkuda rahu? Kas midagi muutus? Nad räägivad meiega ja käituvad mõistlikult. Esiteks, neil ei tohi olla tuumarelva, nagu ma eile ütlesin. Kui küsiti 10 peamise asja kohta, ütlesin, et esimesed 3 on. Neil ei tohi olla tuumarelva. Neil ei saa olema tuumarelva ja me räägime sellest. Ma ei taha ette rutata, kuid nad kinnitasid, et neil ei saa kunagi olema tuumarelva. Endine patrulliülem, kas julgustate laheliitlasi rohkem Iraani vastu tegutsema? Jah, ma mõtlen natuke aga rohkem NATO-t. Ma arvan, et meie laheliitlased on olnud väga head, ausalt öeldes. Araabia Ühendemiraadid said tugeva löögi. Neid rünnati 1400 raketiga, kuid kõik lasti õhus alla. Meie suurepäraste. Nad tulistasid 100 raketti meie lennukikandja Abraham Lincolni pihta, mis on üks maailma suurimaid laevu. Ja 101 välja lastud raketist tulistati kõik ja igaüks merre alla. Mõtle sellele, mida see tähendab. 101 raketti, väga keerulised, väga kiired raketid, lasti välja 101. Kõik 101 tulistati alla ja nüüd on enamik neist merepõhjas. Kas pole uskumatu? Meie armee on uskumatu. Peete, tead, millist hiljutist rünnakut ma mõtlen? 101 lasku, ma ütlesin, vau, ma nägin seda. Meil on väga hea varustus, see on punane joon, mis oli paks, eks. Ma ütlesin, et see on liiga palju. Nägime, kuidas meid üksikult maha lasti ja tulistajad olid väga külmaverelised. Kui rakett liigub 4000 kilomeetri per saara, pole vahet, kui kaugel see on. Enamikul inimestel jääb reageerimiseks vähe aega. Aga ma tõesti jälgisin neid. Ma vaatasin, kuidas nad istusid ja mõtlesid. Väga head tudengid, paljud MIT-st, palju selliseid tüüpe. Nad ei sõltu niivõrd füüsilisest jõust, vaid just sellest siin. Muljetavaldav on näha, kuidas nad tegutsevad suure surve all, sest neil on tegutsemiseks vaid mõned sekundid. Kui nad ei tee seda õigesti, on see väga tõsine probleem. Teadsid, et tegu on väga võimsate rakettidega ja seepärast paljud inimesed tardusid. Nemad ei tardu, sest meil on siin maailma parimad. Härra president, mis oleks teie tänane sõnum TSA töötajatele, kes on viimastel päevadel selle mõju tõttu kodus olnud? Jah, mõned neist vajavad raha, sest demokraadid lõikasid rahastuse ära. Ma süüdistan peamiselt demokraate, aga mõned pole saanud oma raha, sest nende rahastus sai otsa. See on demokraatide probleem. Ma ütlesin senatile, miks te ütlete, et see on nende probleem? Uuringud näitavad, et probleem on demokraatides, kes teevad kõik, isegi kahjustavad riiki, et võita parlamendi valimised. Ja kui me pöörduksime tagasi vanade poliitikate juurde, ei jääks riigist midagi järele. Kui senatis saavutatakse 2-parteiline kokkulepe AIS rahastamiseks, välja arvatud jõustamistegevus, TSA-le maksmiseks ja osakonna taasavamiseks, kas te annaksite sellele allkirja? Ma ei taha kokkulepet enne nägemist kommenteerida. Läbirääkimised käivad ja ollakse kokkuleppele lähedal, kuid olen tavaliselt kokkulepetega rahulolematu. Need mehed saabusid, kuid ei tahtnud maksta, kuigi neil oli kokkulepe. Nad pidid oma kokkuleppe rikkuma. Demokraadid rikkusid kokkuleppe, mis meil oli. Kõik oli lahendatud, kõik oli korras. Siis ütlesid nad, et nad enam ei maksa. Nad kahjustasid meie riiki raskel ajal, sest me oleme nii-öelda sõjas. Nemad nimetavad seda sõjaks, mina sõjaliseks operatsiooniks, väga edukaks operatsiooniks, nagu keegi pole varem näinud. Vaata, Venezuela oli samuti edukas. See oli midagi suurepärast. Nüüd, demokraadid olid sõlminud kokkulepe oli tehtud, aga nad ütlesid, et nad ei maksa. Selle tõttu kannatasid paljud ja riik sattus ohtu. Sul on veel küsimus, sa pole siin mõnda aega käinud. Kas saad täpselt öelda, kes on Iraani küsimusega seotud inimesed, näiteks Whitcomb või teised kontaktid, kellega ole hiljuti rääkinud? Jah, meil on olnud. Ma ei taha seda noorte ees öelda, nad pole küll lapsed. Ma olen enamusega neist rääkinud, nad tunduvad täiskasvanud,
aga jäävad alati teie lasteks, mis mulle ei meeldi öelda. Aga me tapsime kogu nende juhtkonna ja siis nad kogunesid, et valida uued juhid ja me tapsime ka kõik nemad. Meil on uus grupp ja saame seda uuesti teha, kuid vaatame, kuidas neil läheb. Režiimi vahetus tähendab muutust, sest praegused juhid erinevad väga nendest, kes alguses olid ja probleemid tekitasid. Võime öelda, Jason, et see on režiimi vahetus, eks? Ma ei usalda kedagi, ka sind mitte. Ma mõtlen, see on ainult sellepärast, et ma tunnen sind, aga kui ma sind ei tunneks, siis tõenäoliselt usaldaksin rohkem. Ma ei usalda kedagi. Miks sa arvad, et ma peaksin neid usaldama? Ma ei usalda neid. Sest nad sõlmivad kokkuleppe. Nad tegid eile midagi hämmastavat. Andsid meile kingituse, mis jõudis täna kohale. See oli väga suur kingitus, mille väärtus oli tohutu summa raha. Ma ei ütle, mis kingitus see oli, aga see oli väga märkimisväärne auhind. Tõesti, aitäh. Nad andsid selle meile ja ütlesid, et annavadki. See kinnitas mulle, et tegelesime õigete inimestega. See polnud tuumaenergia, vaid puudutas naftat ja gaasi. See oli väga hea asi, mida nad tegid, mis tõestab, et oleme õigete inimestega. Sest tead, sa ei tea, sest juhtkond tapeti, kõik olid läinud, kõik olid kadunud, nagu ütleb väljend, endine kõrgeim juht ja siis uus kõrgeim juht. See oli vähemalt väga hästi. Kui kõik teised ja enamik 3. astme omadest olid juba lahkunud, tegelesime grupiga, kes sai minu arvates hästi hakkama ja nende kingitus oli väga tähendusrikas. Ja nad ütlesid, et nad teevad seda ja see juhtus. Ainult nemad oleksid saanud seda teha. Jennifer. Jah, see oli seotud vooluga sirgjoonele. Jah, sul on õigus. Läbirääkimised. Kes kontrollib väina? Edaspidi võtame selle üle kontrolli, kui soovime. Kui suudame selle lõpetada ilma lisaorvriteta ja $10 miljardi kuluta, uhi uued elektrijaamad ja nende lemmik, ma tahaksin seda teha. Aga neil ei saa olla mõnda asja, tead isegi, millest räägin. Kõik algab sellest, et tuumarelvi ei ole ning nad nõustusid, et ilma selleta ei hakka nad rikastama ega midagi tegema. Ma ei taha öelda, et meil on väga hea läbirääkimiste positsioon. Head õhtu. Ma vihkan öelda, et nad on kaitsetud, sest kuni viimane rakett on lastud, on neil jõudu. Meil on parim võimalik läbirääkimiste positsioon ja oleme hästi ees. Neil ei ole mereväge, õhuväge ega ka raketitõrjet ning peaaegu kõik raketid on juba tühistatud. Me tühistasime enamiku väljalaskmisi. Me takistasime 82% nende väljalaskmistest. Raketi korral nad ei laseks seda välja. Oleme olnud väga tõhusad, meil on maailma parimad relvajõud, keegi ei jõua ligi lähedalegi, meil on maailma parimad sõjalised varustused. Araabial on, On teateid, et sa oled rääkinud kroonprintsiga. Kas sa oled keskendunud normaliseerimisele? Araabia Saudita ja Israel. Meil on head suhted Saudi Araabiaga. Mida räägitakse Saudi Araabiast? Kas ta on sind julgustanud Iraani teemal tegutsema? Saad sellest lähemalt rääkida? Ta on sõdalane, jah. Ta on sõdalane. Muide, ta võitleb koos meiega. Saudi Araabia on olnud suurepärane ja Araabia Ühendemiraadid samuti. Katar on uskumatu, kuid sai tugeva ja ränga hoobi. Katar asub lähedal. Piiri saab jalgs ületada. Katar sai hoobi, kuid on olnud kindlameelne ja suurepärane. Kuveidis juhtus väike vahejuhtum. Oma rakettidega lasti alla 3 lennukit. Need olid meie enda lennukid. Aga piloodid jäid ellu. Kujutage ette. Piloodid jäid ellu. Piloodid ei teadnud, mis saab ja ütlesid, et need on Patriotid. Patriotide eest me ei pääse. Nad lahkusid sealt väga kiiresti. See polnud pitch, kuid muljet avaldav, et nad pääsesid välja. Kõik 3 jäid ellu ja on korras. Nad lendavad siiani.